ja vaatame seda, kuidas meie sõnad määravad otseselt seda, mis meie elus ka sünnib. Ja just see määrab ka sinu tervise. Loen korra veel uuesti õpetussõnade 18:20, millega, mis ma eelmises osas lugesin. Ja see ütleb, oma suu viljast saab mehe kõht täis, ta küllastub oma huulte saagist. Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Niisiis, kui sinu surm ja elu on selle keele võimuses, siis kui palju enam asjad. Sinu tervis on selle keele võimuses, sinu mõtlemine on selle keele võimuses, ka sinu suhted on selle keele võimuses. Ka see, mis asjad, ütleme ka Jumala sõnast, sinu elus on reaalsusena toimimas, on sinu keele võimuses. Nüüd vaatame ühte kirja kohta õpetussõnadest, mis on õpetussõnade 12:18. See viib otseselt selle teema ka tervenemise juurde. Ja õpetussõnade 12:18 ütleb niimoodi. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Tõe huuled kestavad igavesti, aga valelik keel on üürikeseks. Mulle meeldib ka teisi tõlkeid alati sükeste salmide puhul vaadata, kuna siin on päris palju ka sellised võrdpilte sees ja siis, et see sama võrdpilt võiks meile nagu paremini ette saaks maalitud. Ja Lainut tõlgib see niimoodi. On neid, kes räägivad tormakalt nagu mõõgaga läbi torkamine. Aga tarkade keel toob tervenemise. Kas sa märkad, ta isegi ei räägi mitte lihtsalt, et on terviseks, vaid toob tervenemise. Tõe huuled püsivad igavesti, aga valelikku keelt peetakse silmas vaid hetkeks. Ja siis seesama üks fraas, mis ma tahan, et sul meelde just jääks, et tarkade keel toob tervenemise. Kas sa märkad, ta ei ütle, et iga inimese keel toob tervenemise niivõrd. Ta ütleb just tarkade. Nüüd selles kontekstis vaadates, mis see on, siis tegelikult on see sama inimene, kes valib oma sõnu, siis see toob talle tervenemise. Nüüd, missuguseid sõnu valida? No ilmselgelt see on see, et sa valid Jumala sõnad. Sest need on kõige suurem tarkus. Ja nüüd oluline on see, et nagu sinna me kõigepealt varsti võib-olla jõuame ka veel, on see, et sa mitte kogu aeg ei räägi seda, mida sa näed, vaid sa räägid seda, mida sa tahad näha. Nüüd see, mida sa tahad, ma mõtlen, et sa ikkagi lähtud Jumala sõna printsiipidest. Vaatame korra Jakobuse kirja 3. peatükki. Ka jälle tuntud kirjakoht, Jakobuse 3:1. Ta ütleb, vennad, ärgu püüdku paljud saada õpetajaks, sest te teate, et me saame seda suurema nuhtluse. Sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib ka talitseda kogu ihu. Teen korra pausi. Vahel mõned inimesed mõtlevad, mis ma teen selle ihuga ja kuidagi teda tahab ja toda tahab ja mis iganes ja see kuidagi asi on paigast ära, selle mis iganes, siis sinu sõnad võivad talitseda kogu sinu ihu. Aga kas sa märkad, siin ei ole lihtsalt kirjutatud kohe, ta võivad talitseda, vaid ta ütleb just seda, kui keegi kõnes ei eksi, see näeb seda, et kui sa sead oma sõnad õiges suunas ja ole rääkimas õigeid sõnu, siis see hakkab ka toimuma. Nüüd, kui sa vaatad neid võrdpilte, mis ta siin toob välja pärast seda, ta ütleb esiteks, kui me paneme suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõnakuulelikud, siis me juhime kogu nende keha. Nüüd esimese pildina ta toob need suulised, need on põhimõtteliselt selline, ma ei ole hobuse spetsialist, aga natuke ma olen kunagi ikkagi väikse lapsena näinud niisugused hobused ka ja ütleme natukene ka lähemalt. Siis põhimõtteliselt pannakse siiamaani tegelikult üks metallist, ma nimetaksin seda pulgaks, mis pannakse talle neid suhu ja selle küljes on raptsmed kahel pool ja siis nüüd on muidugi tal ümber pea ka ja kogu osalt üle ümber keha ja kui see pulk nii-öelda või seda ratsmeid tõmmatakse, siis see pulk vajutab talle siia igemete pea, kuna hobuse suu on ikka päris pikk, ma loodan, et sa oled märganud seda, ei ole niisugune nagu inimesel on ja see on tegelikult talle valulik. Ja mida ta tekitab tegelikult selle sama valuaistinguga, ta saab aru, et ta kui nüüd tuleb sellesse suunda pöörata või teise suunda.
Ja ma ei teagi, kuidas selle hobuse kasvatusega on, aga minu meelest mingi aja, kui nad on sellega treeninud, nad võtavad selle ära ja minu meelest nad hakkavad lihtsalt ainult ratsmetega ta juhtima. Et see on alguses, nagu öeldakse, see, et ta saaks selle info kätte ja õpiks nii-öelda asjad selgeks. Ja kui ta on selgeks saanud, siis ei pea enam seda hoidma sellisel kombel, sest see väga mõnus talle ikka ei ole, kui sul mingisugune metallijurakas on suus kogu aeg. aga mida ta räägib just seda, et see on tegelikult üks pidev protsess, mismoodi ta juhib seda hobust. See on seesama just, tõmban ühelt poolt, sinnapoole tuleb pöörata, tõmban teiselt poolt, tuleb sinnapoole pöörata. Või tõmban 2 korraga, tuleb seisma jääda. Ja ta õpib need käsklused või need žestid selgeks. Ja mida see teeb? See annab selle hobuse liikumisele suuna. See tähendab seda, et see hobune ei ole nagu sellesse punkti kohale veel jõudnud, aga ta annab suuna. Ja samamoodi on ka sinu suusõnadega. Et sa mõtled vahest, et ma hakkasin küll rääkima seda õiget asja, hakkasin tunnistama, mida Jumala sõna ütleb minu kohta, aga midagi ei ole muutunud. Sa oled andnud suuna, sul tuleb liikuda sellesse suunda ja sa räägid järjepidevalt ja sa räägid järjepidevalt ja sa räägid järjepidevalt. Ja see, et sa ei ole seda näinud, sa ei lõpeta seda rääkimist. See, et sa ei ole seda tundnud, sa ei lõpeta seda rääkimist. See, et su füüsiline ihu ei ole võib-olla väliselt üldse teistmoodi hakanud käituma, sa ei räägi jätkuvalt ikka edasi, mida Jumal ütleb selle asja kohta ja mitte seda, mis olukorrad ütlevad. Ja see on seesama, see harjumus endal sisse harjutada, see on seesama, et see hobune ei jõua sinna punkti kohale kohe, aga kui tal on harjutud see, et nagu sellesse suunda keerata, siis lõpuks ta jõuab sinna punkti kohale, kus ta peab jõudma. Sest et ta on jälginud neid juhiseid. Või teine näide, mis ta toob siin siis, ta ütleb, vaata laevugi, ehk need küll on suured ja kangest tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu päramehe tahtele meeldib. Nüüd, millest ta räägib? Ta räägib laevast ja laevatüürist. See on siis suhteliselt väike asjandus ja see on tegelikult minu meelest enamus laevadel siiamaani ikkagi eksisteerib see põhimõtteliselt mingil erinevatel kujudel on olemas, aga see on tavaliselt seal laeva taga otsas ja enamasti vee all. Sükene nii-öelda, mina nimetaks seda lihtsalt selliseks lapakaks, aga see on oluline asendus tegelikult, mis seal taga nii-öelda, mida saab liigutada. Ja ta siis on vastavalt laeva suurusel, on ta suurem ja väiksem ja see annab tegelikult kogu selle laevale suuna. Ta lihtsalt nagu öeldakse, seda keeratakse teatud asendisse ja see laev läheb täpselt just sellesse suunda. Ja jällegi, kui sa nagu öeldakse, sõidaksid, ma ei tea, näiteks Tallinnast Helsingisse laevaga ja ütleme, sina oled see tüürimees. Ja kui sa jõuad poolele teele ja kujutame ette, et on totaalselt udune ilm ja sinu silm ei näe ühte poolt ega teist poolt. Aga tänasel päeval neil on väga palju igasuguseid aparaate, mis näitavad täpselt, kuhu nad peavad sõitma. Igasugused radarid ja kõik võimalikud muud mingisugused ristapuud, mis iganes ka on. Ja ta võib vaadata oma igasuguste andurite ja värkide ja igasuguste kaartide ja asjade peale täpselt ja teab täpselt, mis suunas ta peab liikuma. Ja lisaks selle saame aru, nüüd ma ei ole laevasõiduga tegelenud, aga ka laeva mõjutavad igasugused lained ja siin ta ütleb ka just tuuled. Ütleme, kui tol ajal ütleme, et laevad olid ka väga palju spurjedega, siis nad mõjutasid väga palju. Ja ka pidid hoidma selle tüüriga ikkagi täpselt seda suunda. Ja kui sina oled otsustanud Tallinnast Helsingisse sõita ja sina oled selle laeva tüürimees, sa paned selle suuna paika, tuuled puhuvad, võib-olla erinevad muud asjad üritavad sind nügida, lained üritavad sind lügida, sa keerad selle õigesse suunda ja jõuad ikkagi lõpuks kohale. Ja samamoodi on ka sinu keelega. Sa räägid järjepidevalt neid sõnu, mis Jumal on andnud sulle öelda. Ehk siis oma sõnas. Ütled, Jeesuse haavade vermete läbi on mulle tervis tulnud ja ma räägin seda välja. Mitte seda, mis ma täna näen. Mitte seda, et mul on nii haige, mul on kõik valus ja kõik mul on nii raske ja mul on 10 kordi palunud ja mul ikka ei ole mingit tulemusi saanud. See ei ole see, mis sa pead rääkima. Võib-olla sa oled neid asju teinud isegi, aga sellegi poolest ma räägin, Jumala sõna teeb minust tööd. Jumala vägi on minust tegutsemas. Amen. Ja mulle on pandi peale käed. Ma võtsin selle tervise vastu, see kuulub mulle. Ma käin tervises ja iga päevaga asjad muutuvad. Iga päevaga lähevad asjad paremaks. Ja järjepidevalt hoida seda keelt sellesse suunda. Nüüd see protsess võib olla ühes situatsioonis kiirem, vahel aeglasem, aga küsimus ei olegi selles küsimus, kaua see kestab. Küsimus on see, et me hoiame seda teekonda. No mõni ütleb, et kui mul aastakümned on see nii olnud, kas sa pead loobuma? Hoia kinni sellest. Hoia kinni sellest. Jää selle tunnistuse juurde. Jää selle juurde, mida Jumal on ütlemas. Ja selle käigus Jumal võib midagi muud ka veel öelda sulle ja sa teed mingi muudatuse ja korrigeeringu ja äkitselt hakkavad asjad sündima. Vaata vahel see võib lihtsalt nii-öelda väga, Jumalale meeldib see sõna äkitselt, sa võid otsida piiblis. Seda on päris paras jagu kohti ja äkitselt juhtuvad asjad.
Nii, ja siis ta ütleb edasi, nüüd ta toob küll selle negatiivse külje välja siin 5. salmis. Ta ütleb, nõnda on ka keel pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa. Samuti on keel, kui on keel tuli, on maailm täis ülekohut. Keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Sest kõikide nii hästi metselajate kui lindude, nii hästi roomajate kui mereelajate loomu võib inimese loomujõud talitseda ja on talitsenud. Kui keelt ei suuda ükski inimene talitseda, seda rahutut paha tegijat täis surmavat mürki. Sellega me täname issandat ja isa ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseks. Samast suust lähtuvad tänu ja sajatus, nii ei tohi olla, mu vennad. Kas allikas samast soonest keedab välja magusat ja mõru vett? Ega viigipuu, mu vennad, või kanda õlimarju või viinapuu viigimarju, ei soola allikas või anda magusat vett. Nüüd see on üks eraldi teema, mida sa võid tegelikult uurida piiblis. Tegelikult Jeesus ütleb meile evangeeliumites ka, et mida süda on täis, seda suu räägib. Ja see ongi tegelikult see sama oluline iva. See küsimus ei ole ainult mentaalselt oma keele või oma sõnade kontrollimises, vaid küsimus on ka väga olulises selles, millega sa täidad oma südant. Sest ja tavaliselt see tuleb just sellises olukorras välja, kui inimene satub, nagu öeldakse, tõsise surve alla. Siis ta räägib välja seda tegelikult, mis ta südames on. Inimesed võivad vahetevahel osata ilusat nägu teha ja rääkida ilusat ja toreda ja õiget sõnu ja mis iganes öelda, et Jeesus haavale vermete läbi mul on tervis tulnud ja õnnistused tabavad mind ja ma õnnistused tundles ja õnnistused minnes. Ja nüüd, kui nad on sattunud silmitsi mingisuguse väga dramaatilise ja võib-olla raske olukorraga, nüüd see, mis nad ütlevad sellises olukorras, on väga oluline. Ja kui ma need näitan, mis siin piiblis olid ka just seesama laevatüüri küsimus. Kujuta ette, kui me oleme tormis laevaga, siis on väga oluline, mis selle tüüriga tehakse tegelikult muuseas. Sest et see, kuhu suunas see laev läheb ja mis temaga toimub, väga oluliselt on mõjutatud sellest, kuidas on see tüür hoitud. Ja sellepärast ka, kui sa oled sattunud tormi oma eluga, siis ära muuda seda, mis sa oled ütlemas. Ära loobu sellest, jää selle juurde, mida Jumal on ütlemas sinu kohta, räägi järjepidevalt seda edasi ja see sa tuled sellest tormist välja. Sa tuled sellest tormist välja ja see asi saab muudetud. Sest et näiteks meil tuleb üks hea lugu, kus Jeesus ka oma jüngritele ütles, et sõidame teisele poole. Ja nüüd nad lähevad sinna paati ja Jeesus heidab paadi pärast magama. Ja nüüd, nagu öeldakse, tõuseb totaalne torm ülesse ja jüngrid on, nagu öeldakse, kuidagi nii häiritud sellest ja kõik juba vesi hakkab paati tulema igat pedine ja siis lõpuks nad ajavad Jeesuse üles ja ütlevad talle, et kas sa ei hooli, et me hukkume? Et kas pole huvitav, et kas tema ei olnud hukkumas või? Ja me näeme, kuidas tegelikult üks probleem, mis vahetevahel inimestel kerkib ka üles, et inimesed eriti, kui nad satuvad keerukatesse või rasketesse olukorda, siis eriti, kui nad ei ole vaimulikult väga küpsed, nad võivad muutuda isekaks. Nad mõtlevad ainult selle peale, et nagu mina olen hukkumas ja minul on ju raske ja minul on see ja mina ja minul ja nad ei mõtle inimeste peale, kes võib-olla nende ümber või kes on nendega ka mingil kombel seotud, mis nendega toimumas on. Nüüd see on üks tarkus tegelikult ka, et nagu öeldakse, ära näe seda ja Jeesus tõusis ülesse, sõitles seda tuult ja siis ütles väga huvitavalt, miks teil ei ole usku või kus on teie usk? Ja ta sõitleb neid, et miks pärast, sest nad oleks pidanud selle sõna põhjal tegutsema ja jääma kindlaks. Nad oleks pidanud ka tõusma üles ütlema, Jeesus ütles, et me sõidame teisele poole. Ja Jeesus ei ütelnud, me sõuame poolele teele ja siis upume ära või siis laev läheb vahepeal põhja või ujume kuidagi siit edasi. Ta ei ütelnud midagi, ta ütles, et me sõidame teisele poole. Nüüd mõni ütleb, et need on lihtsalt ju sõnad, nüüd see me peame aru saama seda, Jumal ei räägi lihtsalt sõnu ja meie ei peaks ka lihtsalt sõnu rääkima mingisuguseid asju. Kui me ütleme, et me teeme midagi, me sõidame kuhugi, siis ütle seda julgelt välja. Kui sa isegi oled mingi reisi tegemas, siis ka räägi julgelt välja, me sõidame sinna ja meil ei saa olema probleeme, me ei saa olema segadust, me ei saa olema mis iganes teisi kolmandaid asju. See on tark asi ka tegelikult niisugust asjadest muidugi paluda regulaarselt. Alati, kui sa ise oled mingisugust olulist sõitu tegemas, siis ära tee lihtsalt ainult, et sa planeerid asju ja sa lähed lihtsalt. Palu praktiliste asjade eest.
Me oleme ise seda näinud, kui me oleme sõitnud ja me oleme palunud ja hämmastavalt, sujuvalt on kõik asjad jooksnud. Igasugused nii-öelda tobedad probleemid ja asjad on, nagu öeldakse, niimoodi lihtsalt jäänud ära lihtsalt. Ja sa oled hoitud ka, mis iganes on see siis liiklus või on see lennuliiklus või mis iganes kombel. Jumal hoolitseb su eest. Amen. Aga see on oluline, et sa räägid õigeid asju. Nüüd vaatame ühe tuntud kirjakoha ja lähme Markuse evangeeliumi 11. peatükki. Nüüd siin on nüüd üks väga tuntud näide sellest, kuidas Jeesus ütles viigipule midagi. Markus 11.12 hakkan lugema. Ütleb, ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg. Ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu ja tema jüngrid kuulsid seda. Et see on üks huvitav nüanss, meie eestikeelne on vist üritanud selle üsna niimoodi loogiliselt tõlkida, aga tegelikult ingliskeelne, minust on King James tõlge toob, Jeesus hakkas kõnelema ning vastas. Mõni küsib, kas puu rääkis või? Ei, puu ei rääkinud. Me ei hakka mingid veidrusi õpetama. Puud ei räägi. Aga olukorrad võivad piltlikult rääkida sulle. Mis asjad need on? Mõtted, ideed, situatsioonid, need räägivad sulle. Ehk siis sama, mis see tähendab, räägivad, see sama mõte tuleb sulle pähe. Vaata, kui raske see olukord on. Vaata, mis juhtus mul selle sugulasega või tolle sugulasega või igasugused erinevad muud asjad. See sama sugulaste teema on see just see sama, et selle sugulas oli ka see sama haigus. Sul on ka nüüd see sama haigus, midagi taolist. Üks asi, mõni vahest ütleb, no aga pastor, sina kogu aeg ütled seda põlvkonnataguseid needus ei ole, aga sa ei ole kuulnud seda, kuidas vahest ongi sugulastel, ühel sugulasel on see haigus ja siis järgmises põlvkonnas on järgmisel sugulasel see haigus. Ja see võib reaalsus olla. Kristus on meid lahti ostnud igasugustest needustest. Olgu need kas või suguseltsis nii-öelda levivad haigused, midagi taolist, aga siin on üks asi ka veel. Mitmed jutustajad on selle huvitava printsiibi välja toonud. Kui sa vaatad piiblis, siis me näeme seda, et Jumal tegutseb teatud eeskujude järgi. Seda, et me näeme, et isegi sinuga tahest, tal on teatud mingisugused mallid, kuidas ta asju sulle räägib, kuidas ta sulle asju annab ja tal on mingisugused eeskujud ja mingisugused mallid, kuidas ta tegutseb. Konkreetsete inimeste puhul, konkreetsel viisil on ta tegutsemas. Nüüd kahjuks, kuna kurat on petis ja ka kopeerija, võltsija tegelikult, siis ta üritab ka just nende samade mallidega tegutseda. Ta mõtleb seda, et sellele sinu, ma ei tea, isale või emale ma sain sellise haiguse panna, no panen sulle ka selle sama. Mõni ütleb, et no need on pärilikud asjad ka. Nüüd isegi kui nad on pärilikud, kui arstiteadus seda ütleb, siis sellegi poolest sulle need ei ole kulunud, sest sa ei ole pärinud seda. Sa oled pärinud selle, mis Kristus on sulle andnud. Ja see on see, mida me ei peaks ka kaasa mängima, et no see on lihtsalt pärilik haigus. Ta võib olla, aga see ei kuulu sulle ikkagi sellegi poolest. See lihtsalt ei kuulu sulle. Nüüd me näeme siin siis, et Jeesus hakkas kõnelema ja vastas. Nüüd ta nägi seda, et ei olnud seal seda vilja ja ta ütles sellele olukorrale midagi. Ta ütles sellele puule midagi. Nüüd see on üks asi, mis vahetevahel mõni inimese mõistus võib siin karjuma hakata. No, ma ei peaks ju nagu puuga rääkima. Nüüd Jeesus rääkis. Nüüd sama aru, kui ma kasutan välja, et puuga rääkima, ta ei suhelnud taga, eks ju. Et me ei lähe kultustesse, eks ju. Aga ta ei suhelnud temaga. Aga ta andis selle asjale, selle puule käskluse. Ehk siis ta ütles, mis temaga peaks juhtuma. Ja meil on Efesuse kirjas öeldud ka seda, et Jeesuse nimi on üle kõigi nimede. Nüüd see fraas ei ole mitte see, et me peaksime seda lihtsalt korrutama, me ei mõtle kunagi, mis see tähendab. Igal asjal sinu ümber, kui me räägime konkreetsetest esemetest või asjadest, nendel on nimi, kantsel, tool, mida iganes, läpakas, mobiil, erinevad asjad, mis võivad sul olla ümberringi. Nendel on nimed. Ja huvitav on see, et kui Jumal isegi kogu selle maailma nagu loomise juures oli, siis ta andis inimesele ülesandeks, ka eriti just loomade kontekstis, panna loomadele nimed. Ja samas, mis me näeme, samas eespool juttu sellest, et ta andis talle meelevalla nende loomade üle.
mis on kas pole siin huvitav asi. Me näeme seda, et seesama meelevald ja see ka nimi on sellega seotud. Samamoodi ka sinul on antud meelevald, sa oled Kristuses üle iga nime, sinu käsutusse ka muuseas usalduse, Jeesus Kristuses. Ja samamoodi sinu haigustel on nimed, probleemidel on nimed, depressioonil on nimi, mis iganes erinevad muud rõhumistel on nimed, probleemidel on nimed ja sinul on õigus nendele öelda ja käskida, nendele lõpetada oma tegevus või lõppeda nii-öelda ära ja sul on õigus seda teha. Ja see ongi sama, et me peame seda harjutama, seda ütlema. Ja ma tean kunagi aastaid tagasi, kui see printsiip tuli, siis vahetevahel irvitati isegi nende jutlustajate üle. Ma mäletan kunagi Albert Tünpuu oli, tänapäeval on teine nimi, Veksler. Ma tean, ta oli omal ajal ka õpetas just sellest printsiibist, et sa pead rääkima asjadega. Ja ta ütles seda, et tema pani sageli oma külmutuskapile käed peale, ütles, et külmutuskapp saa täis ja siis mõned irvitasid selle üle. Ja see ei ole midagi valet, see on piibelik printsiip. Ja tema külmutuskapp saigi täis. Nüüd mitte selles mõttes lihtsalt, et tuli kuskilt taevast, aga inimesed tõid ja Jumal õnnistas ja Jumal andis soosingu. Ja ta kasutaski seda sama printsiipi. Ja see võime ka kasutada, mitte ainult selles kontekstis, vaid muudes situatsioonides sa pead rääkima ka konkreetsetele asjadele. Kui sul on mingid tehnikaaparaadid, siis sa ei peaks olema see, et mul on nii vana väsinud auto, see hakkab juba ära lagunema. Isegi kui tal on probleemid, siis ütle, et ta töötab ja toimib nii kaua, ta peab toimima. Jumal annab mulle tarkus sellega õieti ümber käia ja annab ka muude informatsiooni või mis iganes, mis on vaja, kui on vaja ka teda remontida, ta saab remonditud ja ta töötab ja toimib ja käib korralikult. Amen. Ära hakka korrutama, ei tööta ja on vilets ja kuidagi hakkab varsti käitsa ära kustuma. Kui on vaja uut, siis usu, et Jumal annab see uue. Aga sa ära oled see, kes hakkab nii-öelda minema selle mentaliteediga kaasa, et kõik, mis me näeme, see peabki ainult hullemaks ja viletsamaks ja jamamaks minema. Ei, räägi asjadega. Räägi, anna neile käsklusi. Kui sa lähed kas või oma autosse, kui sa oled autojuht, siis ütle, et auto on õnnistatud. Toimib, töötab ja normaalne. Ja mul ei pea juhtuma õnnetusi ja mis iganes ja probleeme. Jumala soosing on minu üle. Amen. Nüüd me ei pea muidugi hirmu pärast neid asju korrutama. Vahetevahel mõned inimesed istuvad autosse ja siis nad paluvad Jeesuse vere kaitset ja seda teist ja kolmandat asja, et ei juhtuks seda õnnetust ja juhtuks toda. Nüüd, miks need inimesed paluvad seda, et ei juhtuks õnnetust? Sellepärast, et nad kardavad. Nüüd kartuses palutud palved on ohtlikud. Sa parem selle asemel ütle, Isa, ma tänan sind, ma olen hoitud, Jumala kaitse minu ümber, mitte ära palua, et ei juhtuks õnnetust. Ja nüüd lisaks selle, kui me räägime Jeesuse vere kaitsest, siis seda ei ole vaja, kõlab juba natuke nahaalselt, nagu ütleme, naisterahvad panevad endale meiki või vahest kes huulepulka kasutavad, panevad huulepulka peale, et nagu Jeesuse vere kaitset oleks ka vaja iga kord nagu peale panna uuesti. See on midagi sellist, mis sulle kuulub ja mis on sinu elus järjepidevalt ja sa kuuluta seda välja lihtsalt. Amen. Nüüd, see on niisugune asi, mis tasub ka meeles pidada. Okei, lähme tagasi nüüd siis. Ta ütles selle puule, ärgu sinust enam sinust ükski vilja söögu. Nüüd selle hetkel, kui ta need sõnad ütleb välja, selle kirjelduse järgi me ei näe mitte mingisugust muutust. Mitte midagi nähtavat ei muutunud. Need samad nii-öelda, see puu oli seal kõik olemas ja nii-öelda ta ütleb, vaata, lehed olid tal peal, eks ju, saame aru. Aga viljasid ei olnud. Nüüd vaata 20. salmi, ma ei hakka kogu seda vaheteksti lugema, kuna see otseselt seda ei puuduta, siis 20. salm ütleb niimoodi. Ja vara hommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juureni ära kuivanud olevat. Järelikult, mis seal oli, need lehed olid kõik longus, olid need juba ära kuivanud, kõik oli seal nii-öelda näha, et selle puuga on nüüd lõpp. Ja huvitav on see just, miks ta toob selle välja juureni, kas mõned tõlked isegi ütlevad juurest alates. Ja see ongi see sama asi, et sageli, kui me räägime teatud probleemidele, me räägime sellele juurikale. Ja see on see sama tegelikult, mis puule tuleb selle juure kaudu, elu tuleb selle sisse. Ja see on see, mis Jumal nii-öelda pani stoppi selle asja. Ja vahetevahel ongi mõningatel asjadel, meil on vaja juurikas üles leida. Mis on see juurikas selle asja juures? Ja see võib olla mõnda probleemide, mõnda situatsioonide puhul, aga see, et sa räägid sellele juurele, sa ütled sellele lõppe, stopp selle asjale. Vahetevahel näiteks ei ole ka üldse halb, kui sul on mingisugune terviseprobleem, see ei ole vale minna arsti juurde, et saada täpne diagnoos.
See ei ole üldse vale. Ära tunne ennast halvasti. Nüüd, mis pärast? Sageli sul on hea sellega tegeleda spetsiifiliselt. Mitte see, et mul on lihtsalt mingid valud või mingisugused veidrad tunded või asjad või iganes, aga et sa tead spetsiifiliselt seda tegeleda. Nüüd vaete vahel see on lihtsalt see, et kurat üritab mingisugused sümptomid sulle pähe määrida. Ja nagu öeldakse, arstid tahavad siis, nagu öeldakse, nemad ei tee pahatahtlikult, tahavad lihtsalt terve hunniku sulle rohtusid määrata ja lihtsalt, et sa hakkaks neid neelama kogu elu ja kogu lugu. Ja tegelikult on see, sümptomid on tegelikult, see on kuradi nii-öelda kiusatus, et sa võiksid olla haige. Ja sul tuleb sellele vastu seista ja selge positsioon võtta. Nüüd ütleb, et need on juureni ära kuivanud olevat. Siis Peetruse tuli meelde issanda sõna ning ta ütles temale, rabi, vaata, viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Nüüd me näeme, Peetruse jaoks oli see hämmastav. Vaata, mis nüüd juhtus. Nüüd tema ei oodanud seda. Tema nagu öeldakse, lihtsalt küll kuulis, aga tal tuli meelde, mõtlesin, et kas tõesti juhtus see. Nüüd see on üks asi, vaate vahel me oleme harinud ka seda, et mul on hea tunnistus, Jumal tegi midagi vägevat ja see ei ole paha, et me räägime neid asju. Aga sageli meil peab olema usku sellest, et kui me oleme teatud asja ütelnud, siis see on täpselt samamoodi, kui see on tehtud. Ja mõningad vaimsed asjad on niivõrd selgelt, sa oled selle asja välja ütelnud, see on tehtud. Ja see protsess või see asi võib võtta vahest isegi aastaid, kui see asi saab reaalsuseks. Aga Jumal on midagi ütelnud ja see on tehtud lihtsalt. Ja see on nagu väga tõsine asi tegelikult. Siis ta toob siia juurde ühe teise printsiibi. Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Üks tõlkijad tõlkivad, et see olgu teil samasugust liiki või samasugust sorti usk, nagu on Jumalal. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb selle mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi, ehk ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Nüüd, kas sa märkad, siin on öeldud, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi, kuigi ta räägib seda hetkel oma jüngritele, ta laiendab selle kelle peale iganes. Amen. Ja mida ta ütleb, et ta annab käskluse sellele mäele tõusta paigast ja lange merre. Jällegi ta õpetab meid rääkima asjadega või andma käsklusi asjadele. Oleme täpsemad, et nagu see kõlaks imelikult liiga. Andma käsklusi asjadele. Jumala sõna õpetab seda. Ja see peaks olema väga tavaline, väga normaalne praktika meie puhul. Sa ütled, raha tule minu kätte. Varustus tule minu kätte. Jumala õnnistus on minu elus. Tervis on minu elus. Erinevad asjad tulge minu kätte. Ja miks pärast, sest et Jumala sõna on andnud sulle selleks volituse. Amen. Erinevad asju, mis sul on vaja või midagi, mis on vaja teha, sa räägid nende asjadega. Ütled, annad konkreetse käskluse. Siin ka ta ütleb just, et sa ütled selle mäele. Tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale ja mis me tõlkelt lisavad veel juurde, mis ta ütleb. Nüüd siin on üks huvitav asi, sa võid näha seda sama sõna ütleb, on korrutatud väga palju ja väga mitmeid kordi. Nüüd see on ka väga oluline see, et me vaatame seda, mida me tõesti ka ütleme. Aamen ja aamen.